No miks siis? Tahad veel mõelda? Ei, aitab. Sellepärast, et see keha näitab sulle neid kohti, mida sina saad aidata. Ta karjub sinu poole selles suunas, Mhm. millel on sinul võimalused. Mm. Ja minu suunas, mille võimalused on minul teda aidata. Ei ole õiget ega valet. Mhm. Mida rohkem sa levelitel tõused ja teadmistes laiened, seda rohkem sa seal kehas näed. Ja seda rohkem sa pead oma peas arvustama. Esmane, sekundaarne, 3. järk, 4. Mhm. järk ja noh, Jah, see probleem hakkab juba vaikselt tekkima, et ma võtan, absoluutselt. võtan kliendi või patsiendi vastu, ma ei teagi, kumb parem on. Patsient on justkui Patsient see, kes kannatab, on ladina keeles on ju. ja täpselt, et Kannataja, ta tuleb ju kannatanud. abiks, mitte Jah, midagi ostma su käest. jah, seega ta kannatab, Jah, seega mina näitan, et ta tegelikult ei kannata. täpselt ei kannata ja võid aidata ta kannatustest Mhm. parema raja peale, eks. Aga vot see on küll huvitav, et kui ma võtan nüüd inimene laual, panen käe külge ja mul nagu tunnist ajast nagu ei piisa, ma võiks nagu 10-20 tundi midagi siin voolida, murda, paika panna, aga Ja kust ma siis pihta hakkan või? aga sellel, et sa võiks hästi kaua midagi teha, on see, et kas sa teed tema palvel või enda tahtel. On reegel, et oma tahet ei tohi kehtestada teise inimese keha peal. Ja kui me praktikat teeme ja sedasi koolis me harjutame Mhm, tehnikaid, aga kui tuleb ikkagi inimene abi saama, siis sa pead kogu aeg vaatama, kas ta on valmis seda vastu võtma, kas tal on energiat selle suunaga toimetulekuks. mhm. See on nüüd peenkunst juba. Ja Ma aga rohkem sihuke kõik murran praegu hetkel. jaa, no sa oled selles kohas Jah, lihtsalt. Ja teine asi on, hästi näitavad ära beebid ju seda kohta, et ta lihtsalt hakkab lõugama ja karjuma, kui sa aru ei saa, et tal mhm, on juba täiesti, aitab küll. Täiskasvanud lihtsalt tõmbab krampi ja jah, kannatab ära, on ju, tee oma harjutused ära, mis sa pidid tegema, aga tegelikkuses ta ei võta seda vastu enam. mhm, Või siis, kui on eriti tugeva väljaga, eriti tugev, sa keerad vindi nii üle, et ta läheb ära, on kuu aega haige. mhm, Siis on tahet kehtestatud. Ei ole kuulatud keha. Sest vahel on minul ka sedasi, et siin tuleb see osteopaadi põhireegel, me ei müü mitte kunagi enda aega, vaid teadmisi. Sa ei tule massaaži, et mul oli tund aega, ma istun sinuga siin tund aega. Ei istu. Ma võin su õigel rajal 10 minutiga juhata, hakka minema. Kui tal ei ole seda energiat, millega minna, siis meil ei ole mõtet aega ju viita. mhm, Ja kui ta tuleb küsib, mida teha või kuidas teha, siis ma võin seda rääkida, aga kui ta seda tegema ei hakka, jah, siis ei ole vaja ei minu ega sinu aega raisata ju. Sellepärast me anname endast parima ja see tuleb välja täpselt nii, nagu tuleb, kas see on 20 minutit, 50 minutit, tund aega. Miks on koolis tunnid 45 minutit? Sest vastuvõtmine lõpeb seal ära. Hiljemalt 45. minutil lõpeb see keha vastuvõtmine ära, ta tahab pausi. Sellepärast ei ole mõtet vastuvõtte väga pikaks teha. Sa lihtsalt kulutad ära inimese energia, mhm, tal ei ole võimalus enam terveneda. Kogu aur läks sinu kuulamise peale või sinu tegevuse peale ära, et mhm. need on niisugused peensused. Huvitav jah. mul on käis üks Sendvil patsient, see oli rohkem nagu praktikal käis ja midagi ma seal tundsin ja tegin ja mulle tekkis niisugune tunne, et tegelikult alles nagu 50. minutil ta hakkas nagu vaikselt nagu avanema alles. Mu peast välja tulema, kehast välja tulema ja kui ma olen varem teinud nii-öelda rääkimisteraapiat inimesega, ma isegi ei saa seda teraapiaks nimetada, siis ma nimetasin seda 2 tunni läbimurdeks, oli mul see niisugune süsteem. Ja see oli 2 tunni sellepärast, et keskmisel inimesel minu kogemusel läks 2 tundi, et üldse tulla välja oma sellest suletud identiteedist või pearuumist ja näha natukene, tulla tagasi südamesse, näha natukene suuremat pilti ja saada aru, et tema probleem on kujuteldav.
et Ilusasti. sellega läks umbes 2 tundi läks aega keskmiselt. mulle tundus, et ma ei saa kiiremini, sellepärast ma ei saa, nagu ma ei tegelikult ei tee midagi, ma lihtsalt hoian inimest keskendununa. tal läheb Mhm. umbes 2 tundi aega, et nüüd kui keegi küsib näiteks minu käest mediteerimis mingit nõu, et see keskmine nõu on, et tee kasvõi 15 minutit päevas, siis mina leian, et 15 minutit on täiesti mõttetu, sellepärast sa ei saa isegi, sa ei hakka, läbi esimese kihi isegi ei lähe. et parem on istuda korra kuus tund aega ja minna Jaa. lõpuni välja, jõuda vaikuseni, sa võid aasta aega 15 minutit nühkida ja mitte kordagi su pea vait ei jää. Mhm. asjast pole nagu kasu. kas siis osteopaatiaga ei ole niimoodi, meie saame Ma arvan, et kiiremini ei ole, absoluutselt saab mm, -hmm. kiiremini. me saame otse minna, ei pea hakkama inimese mingit Päriselt, kui su pea õpib kuulama see, mis kõnest tuleb, see, mida sa näed ja see, mida sa tunned, kui sa need 3 komponenti suudad nagu seosed leida, mm. -hmm. võib-olla veel paar lisaküsimust küsida, saad palju kiiremini. Proovi osteopaadid töötavad sihuke 20 minutit. Mm -hmm. Mulle meeldib lobiseda ja päriselt ikkagi veel vaadata, et no mis sa päriselt nüüd arvad, et Mm -hmm. aga kui sa läheks sinna, mis siis saaks, aga kui sa läheks sinna, aga mis siis Mm saaks? -hmm. ma olen mängulisem lihtsalt, aga ma võin ka 20 minutiga Mm töötada. -hmm. aga see on oskus, kui sa mitu levelit kokku paned, no ma olen siin kogenud jah koolis, et sest tegelikult vaat sellega on sedasi, et ma ütleks või teeks inimestele liiga, kui ma ütlen, et nad valetavad väga palju. Tegelikult nad ei valeta, vaid räägivad oma lugusid, mis nad arvavad, et mhm, see nii on. jah, Sest nad ise usuvad, tegelikult ta ei valeta mulle. Mul ei ole selle teadmisega mitte midagi mhm. teha. Sest keha räägib mulle midagi muud. Kuigi nüüd juba järjest rohkem ka psühholoogid ja biodekadeerijad räägivad, et inimesed jäävad haigeks nende lood, mida nad peas räägivad. Ja me peaks tervendama seda vahtu, mida nad suust välja ajavad. Ma järjest rohkem ka lähen selle peale, Mhm. sest tegelikult teeb haigeks šoki ja diagnoosini viib see, kuidas sa suhtud millessegi, mis on juhtunud. Ehk siis see vaht, mida sa räägid sinna juurde. Isegi kui see on päris tõest päris kaugel. Aga sa toodad enda diagnoosi ise selle vahuga, mida sa jahvatad. ja kui me toome siia juurde selle otsa, mis alguses selgeks sai, et reaalsus on ju see, mida me arvame, et ta on, Siis ta siis see tegelikult ongi. see vaht ongi sinu reaalsus ja mitte Absoluutselt. midagi muud ei olegi Jah, lihtsalt jah. et sa ja, ise kujutad ette endale mingeid asju ja siis ja kujutad sellest, tagajärgi et usud ja siis kujutad ette ka tagajärjed, jah, sest me oleme tegelikult kõik tohutult võimsad oledid, kes absoluutselt. suudavad luua endale Mida igasuguseid asju, iganes, mida iganes ja mida iganes. loomegi endale kõike. Jah, see on tohutu suur nali tegelikult, kui ühel hetkel sellest aru saada, on see, et kõik minu kannatused on minu enda loodud olnud kogu aeg täpselt sellepärast, et ma ise olen tahtnud kannatada. ma teen iseendale valu, sest ma tahan seda ja aga meil tegelikult on ka sügavalt. nagu uskumused need, et kannatus viib edule ja ei noh, täpselt noh, ongi ju, need pagana need, et ma tahan saada edukaks. siis ma pean jah, kannatama et järelikult ja siis ma ja hakkan pean kannatama rabelema, ja onju. hakkan rabelema, noh, Jah, peab rabelema. jah, et seal võrgus peab rabelema, et jah, siis ujun kaugemale, ja ei uju. kui ma tahan kellelegi armastust näidata, siis ma pean ennast ohverdama, Jah, muidu ei ole ju armastus, kui ma ennast ei ohverda, mina pean ennast halvasti tundma ja jah, siis on armastus. ja siis on päris. ja siis on päris ja muidu on liiga lihtne asi, Ja nii ei muidu saa. see ei ole päris nii. jah, sul ka patsientidega vahepeal, ma olen kogenud inimestega, et neil on see arvamus, et ilgelt kaua peab see asi aega võtma ja siis nad tervenevad ilgelt kaua ja siis sa võid Mhm. neil teha seal igasugust tsirkust ja siis läheb Ja, aeg mööda ja siis nad tervenevad, on ju. jah, sest neil on uskumus. jah, tegelikult saaks ka palju kiiremini, kui Jah, vahel võiks põmm otsa ette panna ja šokiteraapia tekitada ja saab 10 minutiga ka mhm. hakkama, onju. no inglased kurud ju löövad sulle, panevad sulle sõrme otsa ette, kukud Tegelikult ka saab sedasi. jah, Oh, ma küll unistaks, et sa ühel päeval sihuke osteopaat oled, et paned sõrme või 2 sõrme kuskile õigesse kohta ja inimesed tervenevad. ma ei tea. Sest tegelikult ma kunagi hästi inspireerisin Pierre Barallist, et ma käisin Peterburis vaatamas tema vastuvõtte, ma olin see, varjutasin teda Mhm, ja
Ta vaatas, kuulas inimest, seda see globaalset kuulamist tegi, küsis 2 küsimust, siis pani 2 sõrme keha külge kuskile erinevasse kohta ja nad tervenesid. Noh, ta on tänase päeva osteopaatia guru, sedasi käib mööda maailma Mhm. ja annab loenguid ja õpetab ja hästi palju raamatuid kirjutanud, aga no tema meetodid on päris ägedad. Inglise keeles ka? Ja inglise keeles ka, No seda ma küsin sult pärast seda nime. valdavalt inglise keeles, et meile kõige lähemal on ta Riias käinud, Mhm. sest no tema koolitus maksab päris hästi. No tuleb siia kutsuda siis ju. Eestis pole veel seda ressurssi, et tähendab, meil ei ole nii palju osteopaate, Et oleks huvitatud ja et ta oleks huvitatud ja kutsuks, et mhm. aga Peterburi ja Riias, seal ta käib. Mhm. Seni, kuni elab, ta on 80 täna, aga ta lendab ringi veel. Noh, Vaatame, kaua tema kehas veel on siis. ma vaatan, et jaa, osteopaatia gurust. me kutsume natuke lihtsamaid või selliseid noh, teistsuguseid osteopaate, ka need on huvitavad, et säravaid tähti ikka tuleb. Mhm. Huvitav on see osteopaatia, miks sellest nii vähe inimesed teavad? Täitsa lõpp nagu, ma sain nii hiljuti teada alles, miks ma varem ei teadnud. Sa Otsin räägid igalt poolt. sa räägid tegelikult Eesti inimestest, sest mujal maailmas teatakse seda väga-väga Võib-olla tõesti, palju. aga see, et see just see on nagu, et ta on nii terviklik, ilus asi tegelikult. Jaa, aga Eestis on see, ütleme nii, teaduspõhine väga kinni tagunud osteopaatia, et Ma praegu ju kirjutan artiklit sellest teaduspõhisusest, inimesed ei saa aru, mis asi on teadus, täitsa lõpp nagu. Teadus, osteopaatia, kõik see, mida me teeme, mida sina räägid, selles ei ole mitte midagi teadusvastast. selles ei ole teadusvastust, Probleem ei ole see on teadus. ammu ennem seda, kui teadust hakati tegema. Jah, Ammu ennem seda oli see kõik jah, juba olemas. see on kõik Ma tulen metafüüsiline, selle mitte füüsiline, see on asi. tagasi lihtsalt sellesse kohta, aga tegelikult Euroopas ka ju Prantsusmaa, Itaalia, seal on ju väga palju ja noh, hästi arenenud, seal ei ole vist ühtegi inimest, kes ei teaks, kes on osteopaat. Kas Eestis ka jõuame selleni, et ikkagi arstid hakkavad koos töötama osteopaatidega? Ma teen selle nimel kõva tööd. Eelmine podcast sai ka kirjutatud, et igasse Eesti külla oma osteopaat. Jah, mäletan. Ma loodan, et me kõik, kes siit koolist lähevad, teevad selle nimel tööd, et inimesed rohkem teaksid, mis see on, millised võimalused sellega on. Mida me oskame lahendada. Ja see ei lähe vastuollu meditsiiniga. Jah. See ei ole võitlus, see ei ole vastuolu, vaid pigem täiendus, toetus ja ta võiks olla ka sihuke esmameditsiini tugi, et me ennetame ja pärast ka taastame. Aga noh. No selleks peaksid hakkama arstid soovitama tegelikult, sest inimesed enamasti lähevad ju ikkagi perearsti juurde, oleks väga tore, kui perearst ka soovitaks, et näiteks kui mina läksin oma aastaid kestnud rinnavaluga perearsti, mul on 4 perearsti, ma vahetasin perearste, keegi aidanud mind, siis mulle oli, enamasti oli 2 erinevat vastust, et üks on see, et söö tablette, söö ibumetiini, siis läheb ära, no sõingi, kuu aega sõin, tõenäoliselt keerasin oma maksa sellega tuksi, aga seda mulle kuu aega veel ei keera. No veel mitte. Ja teine oli see, et ma kujutan seda ette, rind ei saa valutada nii noorel inimesel, et mine psühhiaatri juurde. See on ka päris hea variant. Veel ei saanud vanus, et siis on seoses kas vanusega või siis näiteks noh, mul lähedane inimene just perest, temal öeldakse, et 50-aastane, temal on õlg valutab niimoodi, et läheb täitsa krampi. See on vanusest jah, et vanusega tuleb. Aga selles on, et arst öelda, et ma ei oska sind aidata, mine otsi keegi teine, ütleb ta mingisuguse milles siuke vastus nagu, see ei ole üldse normaalne vastus, sest tegelikult ta ei tea, milles see asi on. Siis võiks ju öelda, et otsi kõik teine. Ta võikski öelda, et ta ei tea. Jah, mitte söö tabletti. Jah, aga nagu ülbelt ja niimoodi nagu arstid on nii õpetatud nagu dispetšerid, et selle koha peal see tablett, selle koha peal teine tablett. Sa võtad liiga palju tablette, annan veel 2 juurde. Noh, nendel on niisugune koolitus, aga mina ei saa öelda perearstide kohta,
on väga erinevad ja Nii kindlasti, kindlasti. soovitavad ja ma ütlen, meie majas on ka kogemusi, kus perearst annab saatekirja osteopaadile. Tõsi, jah. Lihtsalt kirjutab, mine nüüd. Mhm. Ja kui käinud ei ole, ära tagasi tule. On selliseid perearste ka täiesti, et see järjest paraneb. Ja ausalt öeldes ma usun, et mida rohkem me podcast'e teeme, no mõni arst ikka kuulab, Mhm. seda rohkem ta hakkab meid mõistma. Et me oleme abiks, mitte vastuoluks. Me ei sovi ju sõjamaailmas elada, Jah, eks ole, me ja me ei tule teid midagi ära võtma, Mhm, teid muutma, ei. mhm, Et siis, kui teil mõistus otsa saab, äkki saadate meie juurde. mhm. Ja vastupidi ka ju. Ja vastupidi ka, Jah. absoluutselt vastupidi ka. Et siin on ju ka selliseid juhtumeid, kus me tõesti saame aru, kui sa tuled uksest sisse ja sul on noh, näiteks sähvakud peas ja rinnus on valu, siis see on EMO. Mhm, Kui sul on mingid sellised asjad, mida me tõesti ei suuda ära lahendada või kirurgi juurde vaja minna, siis soovitame arsti juurde mhm, minna ikkagi. Et see peaks koostöövorm olema, mitte see, et osteopaadi juures käid, hullult ära sinna küll mine. mhm, Sa tead, mis see on? Ei tea. Sa tead täpselt, et ma sinna minna ei tohiks, on ju. mhm. Imelik, jah. Imelik, et me üldse sõdime omavahel niimoodi, see noh, Aga see on see ka iimlik, aga vormis ta on sõdimine, iimlik. mingisugune uhkuse või eriti jah, vot tervisetööstuses on näha, mina näen sellist soovi kontrollida, et meie näiteks platseebo, vot ma järjest vähem saan aru, mis asi see platseebo on. Et ütleme, annad inimesele suhkrutabletti, mina saan sellest niimoodi aru, annad talle päris ravimi ja siis annad suhkrutableti. Ja suhkrutabletiga inimene saab, talle mõjub see paremini kui see ravim, sest ta uskus seda. Mhm, Aga see ei loe, sellepärast et see ei ole nagu ehk siis inimese tehtud, see ei ole arsti tehtud, arst ei ole selle eest vastutav, seega see ei ole hea teraapialiik. jah. Näiteks, et kui avastati nüüd, et depressiooni vastu aitab palju paremini aia eest hoolitsemine, et Mhm, lihtsalt aedniku töö, tõmbab juurikaid välja, on ju, see mhm. on palju-palju parem kui ükskõik mis antidepressandid. Aga seda ei saa arst soovitada, sellepärast et siis ei ole nagu noh, ravi või ma ei kontrolli seda või Ei, ta juhtub isegi nagu. kontrollib, aga ta ei saa boonuseid selle No vot eest. boonused ei saa ju, jah, Jah. just on ju, jube Aga naljakas. ei, see ei ole naljakas, sest maailmas praegu taastub kõik raha, taandub kogu süsteem rahale. Mhm. Osteopaatia on ju odav. Odav ja toimiv ja ühtegi asja ei pea sul käed Jah, enne. õppimine on kallis, Ahah. aga toimimine on odav tegelikult. Ja noh, maailm toetab praegu raha liikumisele. Mhm. Ma ei tea, kuidas seda lõpetada, aga ma üldiselt ei tegele sellega, et seda ära lõpetada, vaid Jah. pigem sellega, et on olemas see level, kus raha on tähtis ja see level, kus saab teisel viisil oma tervisega iseendaga hakkama. Ma tulen tagasi sinna, kus me algasime, et inimesed erinevatel tasanditel elavad ja kellegi jaoks on osteopaatia olemas. Miks Eestis seda nii vähe on või teatakse vähe? Eestis on vähe neid inimesi, kes tahavad sellel levelil elada. Mhm. Ja nad osteopaadi käest Kuigi iseenesest oleme ju mingi loodusrahvas, mis meil öeldakse, on ju, aga tegelikult me oleme väga tegelikult raske niimoodi öelda, üldistada või statistiliselt äh, mingit analüüsi meil ei ole, on ju, ja aga palju siin ju me oleme skeptikuid on. väga ju keevitatud Mhm. erinevatest kultuuridest ja